kütteperiood on algamas, on viimane aeg rääkida sellest, kuidas oma maja soojaks kütta. Tõsi ta on, et ega kiiresti ei jõua mingeid muudatusi teha, need, kellel maja juba valmis, peavad natukene pikemalt ette mõtlema. Aga need, kes parasjagu on maja ehitamas ja on täpselt selles faasis, et peaks kütte peale mõtlema, siis kuulake kindlasti ära. No maja kütmiseks on tegelikult täna mitmeid erinevaid lähenemisi, aga rahvasuus on endiselt uskumus, et maakütte hind võiks olla pikas perspektiivis kõige soodsam. Kas see on endiselt tõsi? Jaa, kas maasoojuspumba hind või maasoojuspumbaga ekspluatatsiooni-kulu. Tänase päeval võiks öelda nii, et maasoojuspump on konkurentsitult kõige madalama ekspluatatsioonikuludega kütteviis. Kui ka teiste energialiikidega maakütte on mitu korda on efektiivsem ja tõhusam. No ometigi inimesed valivad ka teistsuguseid lahendusi. Tihtilugu ei olegi asi hinnas, vaid teatud piirangutes. Räägime natukene, mis tingimused peavad olema selleks, et üldse saaks maakütet paigaldada? Eelkõige peab olema piisavalt vaba grunti. Siis tuleb hinnata, tuleb arvutada, kas horisontaalne pinnasekolektor mahub grundi peale, kui mahu, siis tuleb kaaluda vertikaalne soojus, puuraugu lahendus. No ometigi inimesed valivad erinevaid lahendusi, asi pole alati hinnas, vaid tihtilugu ka teatud piirangutes. Mida peab teada, mis tingimused peavad olema täidetud, et saaks maakütet paigaldada? Peab olema piisavalt grundipindalad horisontaalse pinnase kollektori paigaldamiseks. Kui seda ei ole, siis tuleb kaaluda ka soojuspuurkaevude paigaldust. Räägime nüüd natuke ka nendest tubastest seadmetest. No tänapäeval on loomulikult see tehnoloogia aetud peeneks ja need masinad, mis kõike seda kontrollivad, on üsna võimekad. Masinad tänase päeval on tõesti väga peened. Soojuspumpadega on võimalik kütte, radiaatorkütted, põrandakütted, ventilatsioonikütted, jahutada maja, kütta basseini, juhtida ventilatsiooni, ühildada päikseelektrisüsteemiga. Siin on tegelikult tõesti väga lai, aga viimasel ajal on väga suur nõudlus vanade süsteemide integreerimisel soojuspumpadega. Näiteks, kui on tahkeküttesüsteem, seda tahetakse integreerida soojuspumpadega, siis need soojuspumbad, mida meie pakume, need on nibesoojuspumvad, need saab ühildada tahkeküttesüsteemiga selliselt, et soojuspump ise jälgib, kas seda soojust tahkeküttesüsteemis on ja vastavalt eelisjärjekorras kasutab seda soojust. Kliimaseade on tõesti enda esindatavaks kaubamärgiks valinud Nibe. Miks te olete selle kaubamärgi valinud? Nibe on Euroopa üks suurim soojuspumptootja ja ta on tuntud kui kõige tõhusamate soojuspumpade tootja Euroopas kui ka võiks öelda maailmas. Nibe on tõestanud, et ta ei ole ainult energiatõhus, et ta valmistab ainult energiatõhused maasoojuspumpas, kuid ka töökindlad ja vastupidavaid seadmed. No innovatiivsus tõsiasja kinnitab ka see, et tänapäeval siis selline standardlahendus enamus seadmetel juba on see, et nad peavad olema kaugelt juhitavad. Kas seda on ka Nibe? Otse loomulikult. Nibel on olemas tasuta veebirakendus MyUplink. Seda saab kasutada nii nutiseadmetes kui ka arvutites. Klient saab jälgida seadet, klient saab muuta ruumitemperatuuri, soojaverežiime. Häire korral saadab seesama veebirakendus häireteate kliendile ja klientil on selline kindlustunne, et teab täpselt, mis hetkel, mis toimub soojuspumbaga. No maasoojuspunpade puhul ka see asi nüüd nii lihtne pole, et ütled lihtsalt, ma tahan maasoojuspumpa ja kõik, et ka seal on tegelikult erinevad mudelid. Kuidas need mudelivalik langetada, kui läheb ostuks? Väga tihti tuleb klient ja ütleb, et mul on nii palju ruutmeetrit ja selle ruutmeetri järgi ei ole võimalik pakkumist koostada. Kuidas see käib tavaliselt? Uute hoonete puhul, uute eramutite puhul peab olema kas kütteprojekt, kui kütteprojekt puudub, siis arhitektuursete jooniste alusel tehakse soojuskottide arvutus, soojuspumba pärast emissioneerimisprogrammiga valitakse õige mudel, arvutatakse maakollektori pikkus ja väljatrükis siis klient näeb kõige tähtsamat tema jaoks info, kui suur ekspluatatsiooni-kulu on, kui palju ta säästab ja kui palju ta kulutab aastas. See ongi. Vanemate majade puhul asi on veidi keerulisem. Huvitab, millest nagu maja on ehitatud, kuidas ta on soojustatud. Plaanid tulevad alati abiks. Nende alusel on ka võimalik soojuskadude arvutus teha.
Huvitab, millega köetakse hooned, kui suur see kütuse tarbimine on. Ja vot need andmed ongi aluseks soojuspumba valikuks ehk dimensioneerimiseks. No nii palju on selge, et maakütte on kõige madalama ekspluatatsiooni-kuluga kütteliik, aga kas siin on veel mingeid nõkse, kuidas ikkagi veel rohkem säästa? Ja nibesoojuspumpadel on olemas selline lisafunktsioon, mis on integreeritud soojuspumba automaatikasse. Selle nimetus on nutikas elektribörsi hinna jälgimine. Seade jälgib elektribörsil elektrihinde ja toimetab kõige paremal viisil, et klient saaks kõige suuremat säästu. Kasutades seda funktsiooni, klient hoiab aastas rahaliselt kokku 10–25% lisaks. Ja eelduseks loomulikult ainult internetiühendus soojuspumbaga. Tänapäeva maakütteseadmed on tõepoolest nutikad, päris kõigest me selles intervjuus rääkida ei jõudnud. Ma soovitan, astuge Kliimaseade OÜ-st läbi, spetsialistid tutvustavad teile kõiki omadusi ja kõiki mooduseid, kuidas te selle seadmega veel rohkem oma elektriarvet, oma kulusid säästa saate. Aga see ja viimaseks korras, kui me Kliimaseade OÜ-sse sisse astume, tuleme veel tagasi ja järgmisel korral räägime juba teistest kütmislahendustest.